Minu roll siis rääkida teile natukene rakenduskeskharidusest ja meie vastuvõtuprotsessist. Kui alustada sellest, et kõik lapsed on erinevad, siis meie peres on kasvanud 3 last ja 2 nendest on olnud seotud ametikooliga. Üks nendest on õppinud siis põhihariduse järgselt väikelaeva ehitust ja pärast liikunud siit Kuressaare kolledžisse. Ja täna juba tõsiselt pea 30. Ja üks lastest on siis lõpetanud gümnaasiumi ja õppinud ärikorraldust peale gümnaasiumi. Ja 3. valis oma tee. Nii et see on see koht, kus soovitan lastevanematel lastel natukene ka võib-olla ise teha valikuid, et kui ma küsisin tööpäeva lõpus ühe kolleegi käest, et kellel on samaealine laps või alles hiljaaegu teinud valikuid, siis tema soovitus oli ka, et usaldage last valikute tegemisel, et ärge proovige enda arvamust peale suruda, sest meie 3 on olnud ka tõesti kõik täiesti erinevad. Pea üle 2 aasta tagasi algatati kutsehariduses äärmiselt suured ümberkorraldused seoses õppimiskohustuse ea tõstmisega. Viimati olid kutsehariduses sellised ümberkorraldused 2013 ja praeguse reformi eesmärgiks siis, et kõik noored püsiksid õppes ja kuni täisealiseks saamiseni nende edasine haridustee jääks avatuks. Ehk see 18 ei ole täna piiriks, on võimalik lõpetada ka varem kutsehariduse omandamisega, aga täna on olukord, kus pelgalt põhiharidusega ei ole tööturul midagi teha. On vaja ka vähemast keskharidust ja jätta uks avatuks ka tõesti hilisemale soovile jätkata õpinguid. Lennart Meri on juba rohkem kui 25 aastat tagasi öelnud, et haridus ei ole eesmärk, vaid haridus on vahend. Ehk kui tekib vajadus, tuleb jälle õppida ja täna tuleb olla valmis oma elu jooksul töötama päris mitmel erineval erialal. Nii et oli mees, kes oskas natukene ette näha. Kui me vaatame tänasesse olukorda, miks see reform ellu kutsuti, siis üks põhjustest on täna selles, et 40% meie gümnaasiumi lõpetajatest ei õpi järgneva 2 aasta jooksul edasi ja siirdub tööturule ilma erialas ettevalmistuseta. Ehk nad ei ole ettevalmistatud selleks, mida elu neilt ootab. Ja kui nad suunduvad siis tööturule, siis on seda kordades suurem koormus täna tööandjale. Teine põhjus on selles, et 6 aastat peale gümnaasiumi lõpetamist umbes pooled ei jõua kõrghariduse lõpetamiseni. Ehk midagi on siis tehtud valikutes valesti, et kas siirdutakse varem tööle, vahetatakse eriala või jäetakse õpingud katki. Ehk kui Eesti on täna üks esimesi Euroopas oma hariduskuludest SKP-st, siis see on üks põhjuseid, miks süsteemis valitseb rahulolematus ja otsitakse, kus on need põhjused, miks raha kipub puudu jääma, aga kui süsteem toodab mittekvalifitseerituid lõpetajaid, siis on see täiesti õigustatud, et kui õppe toimub riigi raha eest ja tasuta, siis tegemist on kriitilise vaatega. Kui õppe toimuks õppija oma raha eest, siis tõenäoliselt võiks mõne koha peal silma kinni pigistada. Ehk meie roll, kui me õpetame oskuseid ja paneme sinna kõrvale keskhariduse, siis tänases kontekstis me saamegi sellest rakendusliku keskhariduse. Kui natukene võrrelda nüüd kutsekeskharidust tänase rakenduskeskharidusega, siis
seni töös olevad 3-aastased õppekavad, nendes üldharidusõpinguid oli kokku 60 EKAP-it. Üks EKAP on 26 õppijatöötundi ja tegelikult 4-aastastest tuleb juurde siis üldharidusõpinguid tervelt 20 EKAP-i jagu. Põhiõpingutesse tuleb mahtu juurde, tuleb veidikene mahtu juurde valikõpingutesse ja tuleb juurde ka 5 EKAP-it vabaõpinguid. Ehk 3 aastast saab 4 aastat. Ja kõige suurem selline tõdemus võib-olla see, et üldharidusõpingud on rakendusliku keskharidusõppekavas samas mahus gümnaasiumiga. Loomulikult gümnaasiumi statsionaarses õppes, kui asute õppima mittestatsionaarses gümnaasiumis, siis üldharidusõpingute maht on peaaegu võrdne meie tänase selle 60 EKAP-iga. Reformi üks eesmärk on ka arvestamine õppija individuaalsusega ja valikute rohkus, et pakkuda õppijale valikuvõimalust ja võimalust võtta ise vastutust tuleviku ees. Ja selle 4 aasta sees on õppijal võimalik siis valida akadeemilise või rakendusliku valiku vahel. Selles õppekavas on lisaks siis sellele 80 EKAP-ile veel võimalus juurde võtta 30 EKAP mahus täiendavad üldharidusõpinguid. Aga võib võtta ka 5, võib võtta 10, võib võtta 15. Aga kui valitakse akadeemiline valik, siis riigieksamite sooritamine muutub kohustuslikuks. Loomulikult tuleb valida ka suund või spetsialiseerumine. Ilmselt on suund üks selline sõna, kus kutseharidus peab leidma võib-olla parima terminoloogia, et kui minna gümnaasiumisse, siis täna suund võib tähendada ka 3 valikkursust läbi 3 aasta. Et meie puhul on tegemist peaaegu pool aastat kestva erialase õpinguga. Riigieksamite sooritamisest rääkisin, samuti on siis kohustus sooritada kas oskuste demonstratsioon või kutseeksam. Kui võtta nüüd rakenduslik valik, ehk jääda selle juurde, et oled läbinud gümnaasiumi või tähendab keskharidusõping, üldharidusõpingud gümnaasiumiga sarnases mahus, siis on sinna võimalus võtta juurde 30 EKAP mahus veel täiendavat praktikat, täiendavaid valikaineid, samamoodi teha suund või siis sooritada ka näiteks täiendav erialane praktika Erasmus projekti toel, mis täna üldjuhul on olnud 1 kuu täielikult kaetud nii lähetuskulud kui ka elamiskulud piiri taga. Ja umbes iga 10 õppija meie majast on siiamaale seda võimalust kasutanud, mõni isegi 2 või mõni isegi 3 korda. Samuti on kohustus sooritada kutseeksam või oskuste demonstratsioon ja siis on veel valida, et kas nüüd teha ära riigieksam või sooritada koolieksam. Seega saame tõdeda, et 4-aastane rakenduslik keskharidus on tulevikku suunatud investeering, mis annab hilisemas elus tugevama stardi kas tööturul või õpingute jätkamisel. Kui vaadata nüüd meie tegemistesse otsa sellel aastal, siis siia juurde räägiks natukene ka eellugu eelmisest aastast. Kui kutseharidusreformile anti avapauk, siis meie juhtõpetajad olid aktiivsed ja me olime kaasatud uute 4-aastaste õppekavade väljatöötamisel ja me oleme tänaseks kogemuse võrra rikkamad 5 uue 4-aastase õppekava rakendamisel ehk 5 uue õppekava õppivad õpilased lähevad sellest sügisest juba teisele kursusele. Aga sellest aastast on siis põhihariduse omandanul võimalus valida 9 erineva õppekava vahel ja julgen tõdeda, et minu pika staaži jooksul ei ole põhihariduse järgselt nii laia valikut Kuressaares varasemalt olnud
ja tegelikult siia juurde ka veel fakt, et sellel aastal me oleme valmis vastu võtma umbes pooled Saare maakonnas põhikooli lõpetavad õpilased. Aga meie majja on tulnud õppima ka õppijaid pea kõigist Eestimaa nurkadest, nii et mingitel aastatel isegi pea 38%. Ja hiljem me saame korraks nendest õppekava nimetustest veel rääkida ja vastata küsimustele. Disain on päris uue spetsialiseerimisega, täiesti uus on tekstiiltoodete disain, üks slaid tuleb sellest veel. Täiesti uus on jätkusuutlik ettevõtluse korraldus, juhtõpetaja on meiega, saab vastata küsimustele. Infokommunikatsioonitehnoloogia tarkvaraarendaja on ka varasemalt olnud, aga nüüd uues 6. Ehitustehnoloogia oma erinevate spetsialiseerumistega on varasemalt olnud ja ka alustas eelmine aasta. Iluheaolu teenused on sel aastal suunitlusega spa-teenindusele. Turismiteenused oma suhteliselt laia valikuga oli ka juba eelmise aastal valikus ja sõidukite remonditehnoloogia ja väikelaevade ehitustehnoloogia on täiesti siis niimoodi uuendatud kujul ja väikelaevade ehitustehnoloogiat mujal ei õpetata kui Kuressaares. Ja neile, kes vajavad võib-olla õppimisel tuge ja ei soovi valida rakendusliku keskhariduse õppekava, siis neile me pakume 3 valikut. 2 nendest on saadaval ka kohe nüüd kevadises vastuvõtus ehk toitlustuse teenindusabitöötaja ja kinnisvarahooldaja. Ettevalmistav õppe koolipidaja otsusel tuleb valikusse alles suvest. Ehk korraks veel kordan üle, et täiesti uus on sellel sügisel siis valida interaktsioonidisaini loomine ehk UI. See on siis kasutajaliides disaini keeles. Interjöörikujundust ja tekstiilide disain on tekstiiltoodete disaini õppekaval ja samamoodi ei ole ka meie maas enne saanud õppida spa-teenindust põhiharidusjärgselt. See on olnud suunatud veidi kogenumale õppijale tsükliõppes. Ja täiesti uus on ka ettevõtluskorraldus või tootedisain jätkusuutlik ettevõtluskorraldus õppekaval. Sel kevadel oli väga palju juttu, et uus toreda nimega keskkond SAIS ei pea võib-olla kogu sellele koormusele vastu. Natukene palju neid valikuid sinna pakuti, aga meie jaoks ei ole tegemist uue keskkonnaga. Kutseharidus ja kõrgharidus on seda kasutanud juba rohkem kui 5 aastat ja jätke see lühend meelde. Ehk sealt leiate õppimise võimalused kutsepasutustes ja ka osades gümnaasiumites ja sealt leiate ka ametikooli. Ja hiljem mainin ka ära, et sinna tasub piiluda ka täiskasvanud õppijal. Nii et sais.ee on võimalik esitada elektrooniliselt vastuvõtu dokumendid ja mõningad asjad liiguvad sellega automaatselt, aga samuti on ka võimalus tulla kooli koha peale ja esitada dokumendid paberkandjal. Natukene selle aasta ajakavast. Vastuvõtt on juba avatud ja avaldused siis kuni 15. mai. Ja seal valikus ei ole kõik meie õppekavad, nagu ma mainisin, siis ettevalmistav õpe jääb suvisesse vastuvõttu ja samuti jääb suvisesse vastuvõttu ka suur hulk kutseõppekavu, mis on suunatud natuke kogenumale õppijale, kes soovib õppida töö kõrvalt ja sessioonõppes. 18. mai kuni 29. mai on vastuvõtu katsed ja testid. 9. juunist peaks olema siis avalikustatud paremusjärjestus ja kool hakkab pakkuma õppijale läbi selle sama SAIS keskkonna siis õppekohta. Ja 3 kalendripäeva jooksul on siis õpilaskandidaadil või tema eestkostjal õigus ja kohustus siis koht vastu võtta
või sellest loobuda. Ja 1. juulist kuni 9. augustini toimub siis jätkuvastuvõtt vabadele kohtadele ja ka vastuvad siis ettevalmistavusse õppesse. Ja 18. mai alustame siis avalduste vastuvõttu kutseõppekavadele ja neile on siis 11. august kuni 13. august vastuvõtukatsed ja neile tuleb siis paremusjärjestus ja õppekoha pakkumine alates 17. august. Ja samamoodi õpilaskandidaati kohustus kinnitada kooli tulek või õppima asumine 3 kalendripäeva jooksul. Mille alusel kujundame pingerea? Vahetult põhikooli lõpetavatel noortel tuleb 5 punkti või maksimaalselt 5 punkti aastahinnete keskmisest. Kuni 15 punkti on võimalik saada vestluselt ja kuni 15 punkti erialatestist või portfooliost. Aga erialatest võib olla natukene erinev sõltuvalt erialast, nii et palun piiluge kooli kodulehte, seal on need üksikasjad toodud. Ja üle tahan toonitada ka, et täiskasvanud saavad jätkuvalt õppida. Meil on üsna pikk nimekiri neist kutseõppekavadest nii tasemel 4 kui ka 5. tasemel, kus kõik emad-isad võivad valida endale meelepärast ja mõelda, et äkki tasuks ka tulla kas üksi või koos lapsega. Ja samuti tahaks üle toonitada, et tasemeõppe on paljudele tasuta. Eelmisest aastast tuli ka siis info, et osadel on tasuline, kui viimasest tasemeõppe lõpetamisest on möödunud alla 5 aasta või siis viimasest kõrghariduse omandamisest alla 10 aasta või on siis 2 katkestamisest ja viimasest on möödunud alla 5 aastat. Aga seesama keskkond SAIS võimaldab ka seda, et kui te sisenete sinna ID-kaardiga ja märgite ennast sisse, et seal saate ka kontrollida, et kas teil on õigus õppida tasuta või peate veidikene ootama ja asuma õppima tasulisel kohal. Aga siin on praegu selline üleminekuperiood kuni siis 2030 ehk see ei kehti alla 26-aastastele õppijatele. Ja samuti on meie poolt pakkumised siis ka koolitused ja kõik võimalikud mikrokvalifikatsioonid, nii tasuta kui tasulised ja kogu see info on leitav ametikooli kodulehelt. Ja panen slaidid kinni ja jõuame küsimusteni. Nii, olge head. Ma tean, et Eliise tahtis lisada ühe täpsustuse, mis puudutas hinnete liikumist SAIS-i. Kas sa tahad korraks selle üle korrata, Eliise? Jaa, selles osas on mul tegelikult isegi 2 asja, et üks on see, et kui õpilastele näiteks meie sisseastumise, vestluse või katsete aeg ei sobi, siis andke teada ja me saame leppida mingisuguse teise aja kokku. Et võimalusel, et ma näiteks oleme kuulnud, et siin lähikoolis on klassireis samal ajal, kui meie vestlused on. Aga kuna neid on rohkem, siis me saame ühel samal päeval neid kõiki võtta. Ehk siis see ei ole probleem, et seda ei pea kartma. Ja hinded tulevadki juuni alguses automaatselt, siis kui koolid on pannud lõpuhinded välja ja eksamihinnetega samamoodi. Et seda ei pea kartma, et vastuvõttu, ei pea kartma, et kuidas et hinded ei ole, et seda saab teha ikka. Jah. Annan Neeme sulle uuesti sõna. Ma loodan, et äkki juhtõpetajad on valmis mind täiendama, aga kõik need, kes mäletavad võib-olla siis lapsevanematena iseenda koolis käimist, siis
Mina olen ka kunagi lõpetanud rakendusliku keskhariduse, aga tol hetkel oli ta pakitud 3 aastasse ja lõpetasin siis kutselise nagu sõidukijuhina. Osa tütarlapsi õppis sinna juurde kaubandust ja osa tütarlapsi toitlustust, osa õppis sügavuti keelt, aga sellised need valikud tol hetkel olid. Aga kui täna vaadata otsa sellele 4-aastasele õppekavale, siis on sellesse riikliku õppekava mudelisse ka sisse vaikselt peidetud selline stardipositsioon, et kui õppija tõesti avastab õpingute alguses, et ta on vales kohas ja tahaks liikuda ühelt erialalt teisele, siis tegelikult see võimalus seal alguse faasis veel on ja on toodud sinna ka päris palju sisse sellist eneseanalüüsi ja enesesse vaatamist ja arusaamist, et kes olen mina ja kuhu ma minna tahan. Et mina oma õpingutes mäletan, et meil nagu sellist asja ei ole. Või kui gümnaasiumisse minna, siis gümnaasiumis pannakse pigem peale suur tempo, et aru saada, et kas saad hakkama laia matemaatikaga või ei saa. Meie majas proovime natukene seada rõhku ikkagi päris asjade õpetamisel, et õpetada ka ikkagi õppija oma kätega midagi tegema ja jääb üldharidusõpinguteks natukene rohkem aega. Selle tõttu ka tõesti seesama 4 aastat, aga ma tean, et meie juhtõpetajad on siin küsinud tänastelt õppijatelt, siis nad on olnud pahurad, kui me küsime, et kas te tahate eriala vahetada ja miks, ja siis nad pigem küsivadki, et miks te nendeks küsite, et nad juba tegid valiku, kui nad tulid kooli. Ja teine on need, kes õppisid 3 aastat, siis nende jaoks ei olnud see mingi küsimus, et õppida 4 aastat. Et kui ma näitasin eelpool slaidi, kui peale gümnaasiumi läbimist võetakse siis vaheaasta, siis ei olegi suurt vahet, et kas õppida siis 4 aastat või võtta siis peale 3 aasta läbimist vaheaasta. Aga lõpetamise puhul on küll vahe, et kas hakata siis veel mõtlema, mis elust saab ja õppida siis sinna veel 5 aastat otsa või olla juba valmis tööturul rakenduma ja olla iseseisev. Et see on täna suur vahe selle rakendusliku keskharidusel ja üldharidusel. Et gümnaasiumi lõpus tuleb tõesti veel hakata mõtlema, et kuhu edasi. Kas õppida veel 5 aastat või mõnetel puhtul isegi 10 või rakenduda ja mõelda, kuhu suunas elu sind viib. Ja arvestades ka tõesti sellist majanduskriisi, siis täna kahjuks vaatab tööturult vastu olukord, kus ei ole magistrikraadiga inimestel väga valikuid. Aga midagi praktilist teha osates, siis jah, on kas siis üleminekuperioodiks või päris ennast rahuldaval erialal rakenduda ja töötada ja teha ka teised õnnelikuks. Nii, pool tundi on peaaegu minu poolt täis lobisetud. Palun küsimused. Kas juhtõpetajad tahavad esineda täiendavate selgitustega uute õppekavade osas? Ülle, Jane. Andres oli ka korra. No mina võin, tegelikult Neeme juba ütles, et jah, meil on esmakordselt siis võimalus peale põhiharidust õppida ettevõtluskorralduse, ma panen kaameraga, on võimalus õppida siis ettevõtluskorraldust. See on tõesti siis väga uus õppekava, praegu paar kooli Eestis seda juba alustas ja meie alustame siis sellel aastal ja loodame, et meil läheb hästi sellega. Aga ma tegelikult tahtsin korraks võib-olla siin mõtlesin kaasa sellele esitlusele ja
ja võib-olla see küsimus, et kas erialaõppe peale põhiharidust või erialaõppe peale gümnaasiumiharidust, ehk siis tihti on kõlanud see, et las laps käib gümnaasiumis ära ja siis läheb kutsekooli. Noh, üldiselt jah, me teame, et gümnaasium on eelkõige ikkagi suunaga kõrgkooli, aga et tihti mina näen oma töös neid, kes tulevad gümnaasiumist ja nad ju tegelikult enam päevases õppes õppida tihti ei saa, ehk siis, et nad peavad õppima töö kõrvalt ja ma võin küll selle pika kogemuse põhjal öelda, et see ei ole enam see, et sellepärast on meil kõik need õppemahud ka vähendatud, et võimaldada siis töö kõrvalt õppimist ja mõnel erialal, eriti näiteks meie valdkonnas tarkvaraarendus, väga keeruline tegelikult. Nii et näiteks tarkvaraarendust õppida põhihariduse baasil päevases õppes, kus me kõik saame aru, et lapse töö, 15-16-aastase lapse töö ongi õppimine, aga 20-aastase puhul või 19-aastase puhul juba oodatakse, et las ta teenib leiba ka ja siis õpib. Nii et minu poolt võib-olla selle valiku küsimus, et jah, kas hakata kohe õppima peale põhiharidust eriala või lükata see edasi 3 aastaks. Aitäh, Jane. Ma näen, et Marella on siin. Marella on meil spaateeninduse kutseõpetaja, kes on täna siin juhtõpetaja asemel. Aga äkki Marella, sa oled siis valmis rääkima, mis on teil uut õppesuunas? Kuna ma niimoodi poole pealt siin sisse sadasin Janet asendama, siis ma loodan, et te kuulete mind. Ma ei ole saanud testida. Kuuleme. Mul kahjuks ei ole pilti sellel arvutil, aga spaateeninduse kohta hästi palju inimesi on minu käest küsinud, et mis paganama amet see spaateenindaja on, et kas see on nüüd see naine, kes käib seal basseini ümber ja kuivatab põrandat või ei, absoluutselt mitte, et vastupidi, spaateenindaja on see tütarlaps või naisterahvas, kes võtab kliendi vastu, aitab temal kokku panna kõige parema spaapaketti, mis kõige paremini sellele inimesele sobib, mida see inimene puhkamiseks ootab. Ta nõustab seda klienti, tegeleb temaga, teeb talle näohoolitsust, teeb talle kehahoolitsust, teeb maniküüri, pediküüri, massaaži. Kui on tegemist sellise väikese taluspaaga või turismitaluga, siis ta teab ka soovitada sauna ja saunavihta. Ühesõnaga, ta on selline inimene, kes tõesti tervest sellest paandusest ja elamusmajandusest on saanud päris korralikud teadmised siia alla. Ja ma arvan, et see õpe on päris lõbus, sellepärast, et me kõike neid asju õpime teineteise peal alguses. Pärast tulevad kliendipäevad, pärast tuleb praktika, aga alguses, mis on toredam, kui sa tuled kooli ja alustad sellega, et näiteks teeme sooja käte parafiini ja teeme küüned korda ja masseerime käsi, vaatame, et nad oleksid kõik mõnusasti sellised pehmed ja ilusad. Ja siis lähed järgmisesse tundi kuskile teise, näiteks ajalukku. Järgmine päev tuled tagasi, me läheme spaasse, vaatame, kuidas vanne teha. Istud ise vahuvanni, eks ole ju. Ja niisugused need meie õppetööd on. Käime päris palju ringi vaatama spaades, tutvume igasuguste erinevate kosmeetikatoodetega, millest nad koosnevad, mida tähendavad looduskosmeetikad. Et ma arvan, et igav sulle ei hakka. Ja isegi kui sa tuled sinna õppima, siis kunagi võib-olla 16-aastane õpilane, kes kooli tuleb, et ta võib-olla ei oska endale valida nüüd seda terveks eluks elu lõpuni mingisugust haridust või sellist oskust, aga kuna sa saad nii palju erinevaid oskusi, siis need ei kao ju sul kuskile. Isegi kui sa lähed edasi õppima näiteks kosmeetikuks või lähed edasi õppima hoopis Pärnu kolledžisse spa juhiks, mida iganes.
sa oskad ikkagi teha oma sõbrannadele enne peole minekut meiki, oskad iseenda eest hoolitseda ja kui su vanaema on hädas, aitad vanaemal ka küüni viilida, kulmud ära kitkuda. Ja ma arvan, et see on igati sobilik ka nendele inimestele, kes näiteks mõtlevad, et nad lähevad välismaale võib-olla ülikooli. Mul on olnud selliseid õpilasi, kes tulevadki niimoodi õppima ja ütlevad, et ma tahan minna kusagile ülikooli ja ma tean, et mul on vaja lisaraha teenida, sest et mul ei ole võimalik niimoodi, et ma ainult õpin ja üldse ei tööta ja elan seal üürikorteris kuskil. Aga ma ei taha minna kohvikusse ettekandjaks. Et ma parema meelega läheksin kusagile ja teeksin natukene sukest ilusalongitööd. Et miks ka mitte? Mõtle, oota ja tule meile õppima. Aitäh, Marella, aga ma arvan, et seda natukene ilusalongitööd võib teha ka ikkagi Eestis. Aga sa ütlesid algusel väga kindla määratuse, et naisterahvad, mis saab siis, kui ikkagi mõni meesterahvast soovib ka tulla õppima? No põhimõtteliselt, kui ta on siuke kõva närviga ja poolpaljad tütarlapsed teda ei ehmata, siis ma arvan, et saab hakkama sellepärast, et praegu on tööturul tegelikult juba päris palju meesjuuksureid, meesmassööre on palju ja meesküünetehnikuid on ka juba. Nii et ma arvan, et ka poisid. Mina olen kutseeksamitel käies praegu esimest korda näinud ühte spa-teenindajat noormeest, kes Tartu kutsehariduskeskuses lõpetas spa-teeninduse, nii et juba keegi on ees olemas. Nii et ei tasu karta? Ei tasu karta. Aitäh! Kas Ülle tahab jätkata? Ja mina tahtsin võib-olla natukene täiendada seda, et turismiteenuste õppekava poolt, et seal sees on väga lai lehvik ja kindlasti Kuressaare ametikoolis õpetatakse edasi kokkasi, et kuhugi ei ole see õpe kadunud, nii et julgelt, kes on mõelnud ennast kokamaailma, tulge ja õppige seal turismiteenuste õppe suunas. Kas on küsimusi äkki kellelgi on mingid pikkade juttude peale mingeid küsimusi tekkinud? Vist mitte. No laseme siis veel koguda. Andres, oled sa meiega? Ma näen, et sul on nii pilt kui mikrofon kinni. Räägi ehitustehnoloogiast. Tere, ma olen teiega. Võib-olla minu õppesuunas on siit läbi käinud kolm erinevat õppekava oma alavalikutega, milleks on siis tõesti ehitusvaldkond ja mootorsõidukite tehnoloogia ja väikelaevaehituse tehnoloogia. Ja praegu tundub, et siin infotunnis osalejad ei ole võib-olla väga julged või altid küsima, siis julgustan erialade kohta lisaks vaatama ametikooli kodulehe peal, kus on täiendavat infot ja veel rohkem ma julgustan soovi korral eraldi ühendust võtma, et tulge vaadake meie kooli, et juhul kui mingil põhjusel maakonna põhikooli lõpetajad ei ole veel meie majja sattunud ja lapsevanemad ei ole käinud, et tulge ja vaadake ja see tihti muudab teie arusaama kaasaegsest kutseõppeasutusest, et see on täna hoopis midagi muud, kui ta võib-olla kuskilt ajaloost on meelde jäänud mingil põhjusel. Et ma julgustan ja väga paljud on seda ka teinud siin, käinud uudistamas, mis meil on ja me saame teile natuke privaatsemas või väiksemas seltskonnas selgitada ja näidata, mis meil siin koolis toimub. Aga üks asi võib-olla, mis täna ei ole siit läbi käinud, et vaatamata sellele, et üldharidusõpingute maht uutes õppekavades on tõusnud, on meie üks fookus ikkagi ka eriala õpetamisel ja teine asi on see, et on olemas päris arvestatavad karjäärimudelid oma õpingute jätkamiseks ka kõrgharidustasemel.
ja seda juba siis sellel erialal, mida te olete praktiliselt õppinud, et väikelaevehitust on võimalik õppida edasi Kuressaare kolledžis, samal erialal ehitust on võimalik edasi õppida Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja samuti mootorsõidukitehniku valdkonnas, kui olete lõpetanud. Ja on võib-olla veel üks kõva konkurentsieelis, mis võib tekkida, kui te õpite ametikoolis. Ehk kui te esindate kooli üleriiklikel kutsevõistlustel ja kui teil õnnestub seal näiteks olla tubli ja tulla poodiumi kohtadele, siis see annab teile osades ülikoolides või kõrgkoolides lisapunkti, eks ole, et kui te lähete näiteks ütleme ehituse valdkond, lõpetate ametikooli keskmise hindega 3,5, aga te olete näiteks tulnud ehituspuussepa erialal esikolmikusse, siis te saate seal 1 punkti lisaks ehk te olete juba 4,5 punkti peal ja see tähendab seda, et juba lõviosa gümnaasiumi lõpetajatest on teie selja taga. Et sellised nüansid võivad olla, mis ei tule siit-sealt välja, neid võib eraldi juurde küsida, aga see kõik annab teile lisaboonuse teie karjääri valikul. See oleks minu poolt kõik praegu. Aitäh! Andresele lisaks võin öelda, et kui ma eelpool mainisin, et mu enda üks poegadest on lõpetanud siin väikelaevehituse, siis ja me rääkisime sellest riigieksami sooritamisest, siis kui õppida peale kutsekeskharidust edasi rakenduslikus keskhariduses, siis samal erialal jätkates väga paljud koolid ei nõua riigieksami tegemist. Näiteks sama peale ehitust või peale mootorsõidukit minna edasi Tallinna Tehnikakõrgkooli, siis on võimalik jätkata õpinguid sarnaselt, nagu Andres kirjeldas, ja ei küsita riigieksami numbreid. Aga kui peale meie lõpetamist tõesti vahetada eriala ja minna täitsa teises suunas, siis on see loomulik. Aga siiamaale see lisaaasta läbimine on olnud läbi täiskasvanute gümnaasiumi, läbi mittestatsionaarse õppe, kas siis ühel või kolmes aines sooritada siis uuesti riigieksam. Nii. Ja ma võib-olla ka siis täiendan selle IT-valdkonna osas on tegelikult täpselt samamoodi, et TalTechis näiteks IT-erialadel, et kui Andres ütles, et neil saab lisapunkti, siis TalTech pakub mitmeid selliseid, nemad nimetavad tasuta piletiks seda, et igasuguste võistluste kaudu, igasuguste konkursside kaudu ja tegelikult nad ka nagu ise on tulnud meile nii-öelda poolele teele vastu ja pakuvad ka just nimelt neid ilma riigieksamiteta nagu samal erialal jätkamiseks. Loomulikult siis, kui vahetatakse eriala ja kõrgkoolis tahetakse õppida mingis muus valdkonnas, siis on juba tingimused teistsugused, aga jah, et just nimelt see, et valida see oma eriala, oma valdkond ära ja liikuda edasi sujuvalt ka järgmisse haridustasemesse ei ole tegelikult tänapäeval mingi suur probleem. See Jane poolt lauda tõstetud teema tõi mulle jällegi meelde ühe loo jutustamise soovi, et kui meie pere kõige noorem poiss sai siis maakondlikul loodusainete olümpiaadil auhinnalise koha, siis tal tuli sealt ka kaasa pakkumine siis Tartu Ülikooli ja loomulikult poiss ka kasutas seda. Aga see on nüüd see koht, kus ma soovitasin, et laske siis nüüd lapsel ise ka natuke otsustada, et minu vaates ta ikka päris niimoodi teadlase tüüp ei ole ja ta ikkagi läks õppima materjaliteadust. Ja õpib tänaseni, aga seal ongi küsimus, et kui palju siis on tööturul neid materjali teadlase tõid ja tõesti see selline inimtüüp, kes läheb laborisse ja jääb sellise
väga spetsiifiliste tegevuste kallale, siis ilmselt te oma lapsi tunnete, et inimesed on nagu erinevad, et ma eeldan ka, et ma natuke oma lastusena tean, et tal rohkem andi on sellise käelise ja praktilise tegevuse peale, pikem sobiks talle võib-olla inseneeri, aga midagi ei ole teha, täna õpib ja materjaliteadlust, nii et aga eks näis. Nii et see on nüüd see koht, kus te saate perega koos arutada, et mis võib elu tuua ja millised muutused selles võivad toimuda. Aga selline üks mingi tüvi, mida mööda või rada, mida mööda minna, see peaks kindlasti olema, sest sellele annab hiljem toetuda ja alati annab midagi juurde õppida. Nii, julged küsijad, tehke mikrofon lahti ja tehke häält. Küsimus selle EIS-is on EIS, see pingestusrida, kas see on ametile või terve koolile, et siseneda? See tekib ikkagi konkreetsele õppekavale, nii et kui sina võtad ühe õppekava, sa kandideerid sellele õppekavale, siis tuled käida vestlusel ära, esitad vastavad dokumendid ja siis sealt see tekib sellele õppekavale. Aga samas, nüüd kolleegid saavad parandada, et see, mis puudutas ühtset vastuvõttu, siis see mudel, mille peal see ehitati, oli kunagi 10+ aastat tagasi, oli ta juba Soomes kasutusel ja on tänagi. Seal pakutakse noorele esitada 3 avaldust. Eesti on nii liberaalne ühiskond ja Eesti tahtis pakkuda piiramatu arvu valikuid ja selle tõttu see infosüsteem ka vastu ei pidanud. Minu teada on täna võimalus esitada sul avaldus kas vist isegi 10 kooli ja kas oli 3 avaldusega piiratud 1 kool? 3 avaldusega piiratud 1 kool, aga kõikidesse koolidesse saab esitada, kui vähegi soovib. Nii et võta SAIS lahti, siis on veel lisaks kõik need stuudiumid ja muud infosüsteemid, nii et kui on jaksu, siis võid kandideerida kas või 10 või 20 või 25, aga selleks, et saada pingeritta, peab siis jõudma ka igal juhul sinna katsetele ja vestlustele. Et kui on soov maratoni joosta, siis soovitan, aga kui maratoni jooksja ei ole, siis natuke tuleks arutleda ja mõelda. Ja kui sama kooli piires, siis peab ikka suuauk peas olema, et vestlusel on võimalus ikkagi ju rääkida, anda selgelt mõista, et ma võib-olla tahaks seda ja ma võib-olla tahaks teist, et tegelikult vestlusel on ju vastas oma kooli inimesed ja kui nad ikkagi saavad aru, et sina oled just see, kes võiks rakenduda ja teostada ennast seal spaas ja mitte mootorsõiduki või väikelaevehituses või sinust võiks hoopis saada kokk, siis küll nad suu lahti teavad ja proovivad toetada. Loomulikult valik jääb õppijale endale. Ja kui tekib seda SAIS-i täites, see ei ole, nagu ma ütlesin, et me oleme seda kasutanud vastuvõtus juba üle 5 aasta, siis ei ole seal midagi keerulist, et kui jääb midagi arusaamatuks, võtke meie õppesekretär toru otsa ja küsige. See on alati võimalus, et seal ja on võimalus ka tõesti paberkandjal esitada, aga siis vaadake meie kodulehelt seda suvist puhkamise aega. Et see elektrooniline avalduse esitamine on selle tõttu mugav, et me saame ka kooli saata korraks kollektiivpuhkusele ikkagi juulikuus. Nii, küsimused? Nii, Andreas, palun. Ei ole sind kuulda. Mikrofon on kinni endiselt. Ikka ei ole kuulda. Kas te kuulete mind? Nüüd kuuleme, jah. Mille järgi te kõik rohkem soovitate eriala valida? Kas oskuste, huvi või töövõimaluste järgi? Mina soovitan valida ikkagi niimoodi huvide järgi. See eriala, mida sa endale õpid ja mis tulevikus leival laual toob, kõige olulisem on ka see, et see sulle tõsiselt meeldiks.
sest vastumeelselt ei ole ka see raha magus. Sa võid mõnda aega seda vastumeelselt niimoodi töötada, aga see peab tõesti endale nagu meeldima. Ma ütleks siin ühe asja korra veel vahele, et alati ei ole oluline see, et kas on nii suur huvi või just oskuste või töömaailma osas, vaid vahel tasub mõelda ka lihtsalt selle peale, et mis on enda jaoks olulised oskused lihtsalt elus toime tulemisel ja selle järgi otsustada, sest et alati saab juurde õppida. Ja kui juba on olemas keskharidus, rakenduslik keskharidus, siis on kõik uksed valla. No siin võib-olla Andres tuli ekraanile ja mul sellega seoses jällegi järgmine lugu tuli meelde, millega pigem võib-olla siis Tallinna uus loodav kolledž ennast reklaamib või selle juht. Et tegelikult, kui sa isegi kahtled, et sa ei tea nüüd, kas see või teine, siis tegelikult see tehnoloogia täna, et ükskõik, kas sa võtad ehituse või mootorsõiduki või selle väikelaeva, siis täna sinna juurde tuleb nagu selline selle tehnoloogia valdkonna baas, mille pealt on võimalik ka hiljem spetsialiseerida või minna edasi. Et igasugune praktilised baasteadmised näiteks materjalist või tehnoloogia algõpetus, siis see on alati abiks minna sealt edasi ka järgmisele tasandile. Kas siis tõesti tööle või rakenduses haridus edasi õppida. Ja kas või erinevus näiteks, et õppida meie majas rakenduskeskhariduses või siis gümnaasiumis, siis täna Andres ise on üks õpetaja, kes õpetab nendele reaalselt ju ikkagi selgeks programm joonestamise, jooniste lugemise ja ka õppija oskab ise modelleerida. Okei, aitäh. Palun. Nii, julgelt küsimused. Minu kogemuste pagasis ei ole selliste õnge, millega läbi ekraani saada teie käest kätte küsimused niimoodi vägisi. Küsimus selle kohta veel, et ametis nagu, kus ma sõnastan seda, tuleb see koolieksam ju ja see ameti peale seda vestlust on ka ameti, mis mainiti, kutseeksam siis. Ja, kutseeksam. Ja. Seal peab olema rohkem teadmist ameti kohta ju nagu ikkagi õpitud, et seda sujuvalt läbida. Aga see eksam või oskuste demonstratsioon tavaliselt tehaksegi õppekava lõpus. Et selleks hetkeks on ikkagi läbitud nii erialased õpingud, läbitud ka praktika ja läbitud ka enamus üldharidusõpinguid. Okei, aitäh. See on tavapäraselt selline nädal-2 enne lõpuaktust. Ja ütleme siis nii, et päris sellist ettevalmistuskursust, nagu on riigieksamiks või sellist trillimist, nagu on riigieksamist, siis sellist teenust me ei osuta. Küsimus on tõesti pigem selles, et erialased baasteadmised peavad olema ja pigem tuginetaksegi sellele, et õppija saab ka, väga paljud need eksamid seisnevad selles, et õppija esitab oma portfoolio, mida ta on praktikatel teinud, mida ta on teinud erialaõppes. Ta nagu kaitseb sellega oma õpingute käigus omandatud teadmisi ja jagab tõendusmaterjali ja siis vastab ka mõningatele küsimustele. Ehk demonstreerib, et ta on omandanud ühe või teise kompetentsi. Aitäh, sain vastuse kätte. Nii, kas kõik tõesti ei ole kuulajate hulgas mitte ühtegi lapsevanemat, kellel tekkis tunniajase vestluse järel ka soov tulla õppima? Vaikus. Aga mina siis tänan
Andres puudutas seda, et kui kellelgi tekkis soov täpsemalt teada saada, siis kooli kodulehel on andmed, võite meie teabejuhile kirjutada või nendele samadele juhtõpetajatele või mulle, kes täna siin infotunnis osalesid ja tõesti kokku leppida personaalne Teams või külaskäik ja selle järel kujundada oma arvamus. Aga kaunist kevade jätku teile ja head õhtut. Aitäh!